tere hommikust siis ja täna on siis plaan püüda rintsi kolmkandiga. Et vaatame ära, kuidas toimib. Ja võib öelda, et toimib. Pole täna muud pannud, esimene auk ja kala tuleb. Võtame ühe kala veel välja, siis ma näitan, millise kolmkandiga ma püüan. Täna on -23 kraadi näitas, et mõnusalt karge. Ahven on normaalne. Ja püüan siis rintsi omaga Coco Martini kolmkandiga. Ja toimetab väga hästi. Järjest tuleb kõik. No nii, leidsin siis huvitava koha, et pragu jookseb siit ilusti ühtepidi ja teistpidi. Tahad, ma tegin augu. Vaata, kas siit saab ahvenat või ei saa. Ilma mõnus külm, tuuline, aga päikseline. Nii et väga hea on olla. Nii et proovime edasi. Miskit tuli esimest august tilkus siin. Siin koitis natuke väiksemad, siin natuke suuremad. Et mõnus. Kala tuleb. Prao ääres mingi tegevus toimub. Mitu kala kätte saanud. Võttis aga otsa jäänud. Ja jälle, ei tea, mis toimub. Nüüd jäi otsa. Et värske pragu siin. Eile seda väidetavalt ei olnud. Nii et proovime, vaatame, et praod ja sellised heledamad kohad, kus päike läbi paistab, on head asjad. Poiss on esimest korda siis Peipsi peal, on ja. Tegi esimese augu ja kala on prügikastis juba korralikult. Ja oled ainult ühe augu peal püüdnud, ja? Ja mis emotsioonid on siis Peipsi pealt? Väga head, väga head. Külm on, on ja? Ei ole. Ei ole või? -20 siin ei murra, ja? No siis on ju väga hästi. Davai, ma püüan ka edasi. Selline see päev sai siis. Nüüd oma 10 kilo sai välja venitatud. Hommiku võttis ja lõunast jättis järgi. Et kuna GoPro kogu aeg jamab, siis kuna videopilti teile näidata ei saa, siis vaatame juba, mis järgmine kord Peipsi peal toimub. Ahoi siis, järgmine päev. Eelmine päev siis GoPro aku hästi vastu ei pidanud, -20 oli päris hull. Nii et 10 kilo sain ära, sõber püüdis sama augu peal terve päeva sai mingi 13 kilo umbes. Nii et ma läksin otsin, siin äkki leiab aktiivsemat kala, et tilkus seal, aga näe, tilkudes püüdis lõpuks minust rohkem ära. Praegu hommikul leidsime kala. Aga ei tahtnud hästi võtta, püüdsin 75 millise siis selle Coco Martini kolmkandiga, aga tuli välja praegu, et panin 60 lätlase otsa, et hetkel ei taha suurt kolmkanti, et väiksema kolmkandi peale võtab paremini ja näe, järjest tuleb, et sellised täna täitsa ilusad kala on siin, aga ei taha alati suurt kolmkanti, nii et võiks ikkagi eri suurustes kaasas olla, et lõpetas augus ära siin enne. Tulin uuesti augu peale väiksema kolmkandiga ja hakkas toimetama ilusti. Pole harjunudki, et kalal nii soe, täna on -7 ainult, nii et igimull on otsa ees, muidu harjunud -15 ja niimoodi on ikka kogu aeg olnud.
noh, vahepeal tuli väike limakoll. Normaalne aug ikka selline 1,5–2 kilo. No Markol on mingi kollim asi otsas. Tekki, mul ei ole kongitsat ka ju. See peab avi olema, aga vähemalt see on 130 auk, mitte nagu mulle. See võib kohaga olla. Vossa vala. Koha. Tule, kelle kongitsat on? Tule koha. Ruttu! Ilus aug on otsas. See, osso! Kuule, ma võin käe sisse panna, kui sa tahad. Tuleb välja. Kuule, saime, pole vaja! Korra! Jaa. Oh, ilus! No. Lätlase kolmkandi peale. Korralik. Näita lanti. Ilusti moka äärest. Jah, jopas. Päris tore oli vahel siis. Väga kõva. Ja peale seda muidugi seal augu all enam ahvenat ei olnud, nii et ahven kadus kõik minema sealt. Võtsin uue augu ja nüüd järjest tuleb jälle. Noh, normaalne selline. Vahelduseks täitsa tore. Et mõnest august tuleb paar kala, mõnest ka august tuleb rohkem. Et katsetame, proovime, otsime mööda rüsi äärst praegu selliseid, ütleme, lumevabasid laike. Et need on pigem nagu toiminud praegusel ajal. Ja normaalsed kalad tulevad. Jah, 3. Või 4 juba, ma ei ole kindel. Ketti tuleb kohe, hakkas tulema niimoodi, ma ei jõudnud rolli kinnigi panna, juba oli otsas. Et väga ruttu. Ja Klaivertil ka tuleb sealt nii, et läks ära või? Oh, normaalne jälle. Klaivertil hakkas ka tulema ilusti. Nii et tuleb püüda. Tulge Viktoriga Mustvest peale. Otsib iga päev kala, kus kala on. Viib sinna. Ja muidugi kas rintsi või lätlaste kolmkandid on väga head. Coco Martini siis on rints ühesõnaga. Need mõlemad toimetavad. Et võib olla kergemaid, võib olla raskemaid. Võttis jälle. Aga otsa ei jäänud. Kindlasti ärge unustage meie kanalit tellida. Ja likeige videot ning muidugi haipige ka. Andke muidugi teada, et millega te üldse peissi püüate, kas kolmkandiga või jakiga või hoopis stingeriga või millega iganes, et hea oleks teada millega. Ja kas te eelistate püüda silmaga või ilma silmata? No vahepeal siis ei ole filminud, aga praegu käib see täpselt see õige peipsi püük, kus oled leidnud augu, mis toimib. Platsi. Või platsi. No auki ikkagi ja järjest võtta. Okei, platsi jah, sest Klaivert saab ka kala järjest. Silma otsa pole vaja. Toimib niisama. Võtta uus ritt. Tulebki vist võtta. Siis sellega. Võtta, kui hästi ta lahti mul jookseb. Aga kuule, jooksis isegi lahti, läks hästi praegu. Ajasin korralikult puntra kokku. Aga õnneks sain lahti. Raiskasin ainult aega, et... Vaata, nüüd on vaikus. Nii nagu ikka, kui filmid, vaata. Nii kui sa tulid. Ei taha kõrgele tulla. Või kõrge male isegi. Jeegi vait. Nii kui sina tulid. Vaata, mis mursk siia jää peale tuli. Tegi vale varju, vaata. Võtsid välja juba? Ilmselgelt, kui kaamera kinni paned, siis... Kohe tuleb. Mu tamiil on sellel peas. Ma ei liiguta, sa peaks ilusti saama ära selle. Aga vaata, saan tuli ka, jäi vaiksemaks kohe. Kuigi Peipsil see saani sõita ehmatab. No ei ole häirinud, enne sõitsime ju keskelt läbi mõlemad saime. Ja ma ju panin ju, vaata, hakkasin kohe saama ju. Ja. Pärnus on see, et see saani sõita häirib, vaata. Ja kelk, aga siin Peipsil on see jumala suva, sest siin on 9 meetrit all. Lätlase 60-se tuli väga hästi. Ja auku haikseks mõtlesime, et lähme otsime uue koha. Ja nüüd panin jälle Coco Martini hõbedase otsa ja ei ole probleemi, tuleb. Minul näiteks on praegu 29 grammine
ja 0,30 Sufix. Mingi karbitamiil, ma täpselt nime ei mäleta. Ma panen siia alla, mis asi see täpselt on, see mudel. Ja et võtsin katsetan, et kuidas ta venib asju, et tundus poes väga nagu okei. Ja praegu vaadates siis on väga mõnus. Vähese venivusega. 2 tundi püüdnud siis ja kala on. Üks ilus auk, selline 1,5–2 kilo. Et kala on. Kuna mu ridavad on läinud väga populaarseks, siis võtsin katsetamiseks natukene jäigema pitsiga, kuna pehmed pitsid said otsa. Häid süsinikpitsi pole saada. Ja võin öelda, et päris mõnus landi tunnetus on selline 28 grammise kolmkandiga väga mõnus püüda. Näita, kuidas siis kalapüük käib Peipsil. Ma olen esimest korda see aasta, aga ma ei tea. Aga praegu on tulnud siin järjest. Mina olen 5. kord. Jah, täna 5. kord, nii et tuleb. See on hea mõõdu. Hea mõõduga äkki. No. Tuli jälle. Ja sellised tuleb Peipsilt. Tuleb, Ja kellega sa peale tulid? Eks ikka Viktoriga Mustveest. Nii et Viktor tuleb kala kohta. No, jälle tuleb. Väike. Ja kus sa rida võtnud oled? See on ju sinu väikeste kätega tehtud. Just täpselt. On ju mõnus ritv. Väga mõnus ritv on. Pole midagi öelda. Ja kerge. Aga samas ta on kerge, ta on jäik. Siuksed tõstab, siis tunneb nagu ka hästi ära. Kohe saab aru. Või kui lant mängib valesti. Aga ma võtsin selle natuke peenema pitsiga vist. Ja sinule tegime peenem pitsiga. Vaid selle planguga. Ega ongi pits, see ridva pits. Või jah, mis iganes. Et selles suhtes, et nüüd tuleb, ma just endal proovisin 150 pitsiga. Ja väga mõnus jäik on niimoodi, et sellise 29 grammise kolmkandiga väga mõnus püüda. See, kes algaja on kergemaga püüab kolmkandiga, siis see peenem on ilmselt parem, sest ma saan kohe aru, kui mul see kolmkant on nagu risti. Et kohe, kas on kala otsas nagu praegu või tuleb palju raskem üles, see on jälle väike. Tuleb suurema augu peale minna. Jah, mul on väike auk, mul ei saa suuremaid kalu. Ja, sul on 110. 130-sega tuleb suuremast ja 200-sega tuleb üldse kohas. Püha peal võeti. Viktor võttis ühe koha välja sellise 1,5 kilos. 1,5–2 kilo ütleks isegi. Ja selliseid pätse tuleb Peipsi pealt. Seda on ju mõnus. Ja näe, ma vaatan Coco Martini see kõige uuem mudel, mis ta see aasta tegi 3 täpiga. Ja toimib. Enne vaata Viktor ütles, et pane see lätlase väike kolmkant. Sellega mõni tuli. Ja siis ütles, pane õbe. Ja see on ainuke õbe, mis mul on. See ei ole õbe, see on Melfar. Mida iganes. Et see jäles ütles, minul tuli õbedase lätlase 60-sega. Ta on õbedase läikega ikka. Ta on lakitud üle. Nii et Coco Martini landid on päris head. Mis see kes see Igor kunagi ütles, et paar tükki tuli ja need on väiksed ja siin on 2 ilusamat. Ilus ju. Äkki päris 0,5 kilo ei ole, aga 300–400. Ilus kala. Aga siin on üks veel. Viskama kotti, nii et kotis kala on. Kala on. Ilus. Lähme vaatame püsi äärde veel, jõuame veel 0,5 tundi püüda. No vaatame üles tänase saagi. Midagi siin sukrukotis on. Kala on täitsa olema. Täitsa korralik. Vaatame, mis klaverti siin on. Tal on ka täitsa ilusad pätsikesed. Kui normaalne kogus. Ilm on ilus. Kohe on püügipäev läbi. Nii et vaatame juba homme, mis siin toimub. Nii, järgmine päev ja
terve hommik kala ei võtnud, kuskilt paar kala saime. Mis sa said vahepeal? Oh, väga kiirelt. Leidsime lõpuks kala, mis hakkas sööma. Puurisime, otsisime ja leidsime rüsi äärest. Igav ei ole vähemalt. Sooja sai siis täna. Tuul on maru. Võta nüüd üks kala välja.